kas on kuulda? Härra Einstein. Härra Einstein, ütle midagi. 111. 111, kas oli kuulda 111? Sooviks hetkel tagasisidet. Sul on ilusad kihaarad. Nii, ütle midagi kõvema häälega. 111. 111, kas on kuulda? Kas üleüldiselt on kuulda ja kas on kuulda hetkel vanaisa? 2, äkki on kahte paremini 2, 3, 2, 3, 2, 3, ütle korra 2, 3, 2, 3. 5, 6. 5, 6, kas on kuulda? Siis me saame, kui keegi annab teada, et on kuulda ilusti, siis me saame hakata alustama podcastiga. Peame ootama. Ei ole kindel, tuul on nii kõva. Vanaisa. Kas keegi saab, kallid inimesed, öelda, kas on kuulda? Vanaisa ütleb nüüd 5, 6, 5, 6, 8, 69. 7, 7, 7. 7, 7, 7 ütles, kas on kuulda? No küll on. No, keegi ütles, et tuul on kõva. Nii, ütle uuesti. Ütle midagi. 7, 8, 64. Kõik võitvad lotonumbrid, 49. Need lotonumbrid võidavad, jah? Kas on kuulda? Kui ta ütles 7, 7, 7, 8, 6, 6, 6, 7, 80, 69. Sitasti kuulda, aga kuuled. Seega meil ongi järgmiseks podcastiks vaja mikreid. Nii. Ei vaidle vastu. Kas me oda paneme? Mida tähendab oda? Ma ei tea. Ma ise ka ei tea ausalt. Aga täna on 3. juuli, kell on 18.03 ning alustame podcastiga. Mis on esimene podcasti teema, vanaisa? Sa tahtsid pede juttu rääkida natukene. Räägi. No aga mis sa arvad sellest ülemaailmsest pedeparaadist, mis täna toimus? Jah. Kohe mina arvan. Mis sa arvad sellest? Mina arvan, et neist 1/5 on tegelikult peded, ehk siis neil on mingi funktsionaalne hälve, mingi geneetiline haige. 4/5 tahavad lihtsalt põnevad olla. Aga selge on see, et see on väga raske juhus, et nagu lamemaalased, nagu putinistid, nagu oravate jälgijad, nii on ka peded. No lihtsalt selline kahjuks selline raske mass inimkonnal kanda ja taluda. Aha. Aga kas sa arvad, et ikkagi see, kui sa hakkad nagu pederastiks, sa lehvitad pederasti lipuga, kas sa arvad, et kas on natuke nagu ajupuue? See on ikka kõvasti ajupuue. See on nagu kõvasti ajupuue. See on ikka täiesti... Mis sa arvad sellest, kui me teeksime heterolipu ja läheksime tänavatele sinnani me vasti jõuame. Tänavatele jooksma heterolipuga. Vaatama, et peded neile liiga ei teeks, et neid on ka ikka mingid heterod järgi. Aga no üldiselt jah, neid, kes tahavad nülgida normaalset inimest ettevõtjat, on ta siis päris ettevõtja või tubli tööline, neid gruppe on ju meeletult, kes nülivad. Naised heidet nülivad, mehi valitsus oravad nülivad kogu rahvast, peded ja ma ei tea, seal kõik need kuradi lapiga kuklas kõndijad, need tahavad lihtsalt mingi kukke panemise eest raha saada ja see ei ole normaalne. Mingu kuradi elaga kuskil teisel planeedil. Nad on kõik tegelikult rahvapetjad, hädaldavad, kirevad. See ei ole normaalne.
nii, aga Einstein Einstein, mis see esimene teema võiks olla, millest me võiksime hakata arutama? No tegelikult ega selle mäluga ei ole meil siin rahval kiita. Tuletame meelde esimese 2 podcasti teema ja siis sai lubatud teha, näidata teile lihtne tabel, mismoodi käib e-valimise pettus jämedalt. Niimoodi, seal käib peenemalt. Aga kui mina olen võimeline selle veerand tunniga teile lihtsa tabeli tegema, mingi ma toon mingi mõned näidiserakonna nimed, a la erakond 1, erakond 2, erakond 3 ja mismoodi siis juhuslikult valitud Reformierakonna nimed, näiteks nagu Kaja ja Kristen saavad, kust need hääled tulevad, kuidas tabel teeb selle ära, niuh. Neil on aega tegelikult pikki päevi, ma näitan teile, kuidas veerand tunniga petta ära. Siiamaani aastaid, täna võib juba öelda, täna üle 10 aasta, on nagu vaidlus selle üle. Ei saa petta, see on nii keeruline, oi, siuke paska. No ma näitan teile veerand tunniga. Nii, aga vanaisa, kas teeme nüüd niimoodi, et sa teed arvuti lahti ja hakkame rahvale näitama valemit? Kõigepealt me kordame üle. Kordamine on tarkuse ema. Kust tuli Reformierakond? Kust tuli? Üks seltskond bolševikide sabarakke vaatas, et aga loogiline ahel on selline. Eesti Vabariik jahtub, inimesed võiskasid seal, said vabaks 91, nii davai, läheb mõni aasta mööda, hakatakse vangi panema, kuule, aga sa olid just selline pätt ja sa olid selline värd ja sa olid selline pugedik ja selge, vaja on võim võtta. Võimu jaoks on vaja raha, mõistust pole. Ja siis toimus see Veefondi vargus, Tartu Kommertspanga vargus, R-hooldus, eks ju, hakati välja pressima, kõik see taheti erastada, hullemaid ja raskemaid asju, Eesti Raudtee oli üks hullemaid näiteid, pressiti välja ettevõtjatelt, sealt tekkis oravate partei. R-hooldus hoidis seda üleval, korralikud miljonid jooksid, kõik, kes kuskilt teistest parteidest 2-3 tuhat, vaieldavatel alustel nagu pidasid kuskil kuluartikliks. Selle aja peale juba need suudeti kurjategijateks teha. Siin oli prokuratuur juba ja kohus mängis nii ilusti kokku. Kõik hästi tõsiste nägudega, keegi ei irvita, keegi ei naera. Sina, Mailis Reps, oled selle eest süüdi, sina oled selle eest süüdi. Muuseas, selle Repsi näite ma oleks tahtnud kunagi tuua, ma toongi kunagi. Aga ühesõnaga kokkuvõttes jõuti nii kaugele, et kõik teised on süüdi, ise pannakse miljoneid, 100 miljoneid, kui me räägime rahapesust üldse, sealt tekkis partei. Nüüd vanamehed enam ei viitsi ja enam ei suuda, nüüd pandi asemele, nagu monarhia põhimõttel, pandi lapsed, kolhoosnikud, kes varastavad. Juuksed tulevad jah, aga pole hullu. Kes lihtsalt varastavad, kes ei jaga mitte midagi, kes praegu räägivad mingi kliima, mingid haigeid jutte. Hetkel siis nüüd on jõudnud nii kaugele, et ikka on raha vähe. Eesti Vabariigi eelarve vist on ammu juba üle Läti oma, ehkki Lätis on 2,5 korda rohkem rahvast. Mis sa teed seal? Kohtusin su juukseid. Ühesõnaga kokkuvõttes me oleme jõudnud sinnani, et koloosnikud, neopolševikud tahavad saada meil feodaalideks. Ja on pannud praegu vargad, lollakad vargad on pannud praegu ette otsa. Praegu on parim võimalus veel kuidagi moodi sellest tahti raputada. Aga nad mõtlesid välja uunipi e-valimised. Nüüd jõuamegi e-valimisteni. Sest see on see põhiteema. Kui praegu, kui te panite tähele eelreitingud näitavad, et Harju vallas oravatel läheb arvatavasti päris rebalasti. 12–16% on nende poolt igas vallas maksimum. Siis olge kindlad, nad saavad jälle oma 55. Ma näitan teile, kuidas. Ja kohe hakkamegi seda tegema. Vanaisa, sina saad hetkel korra teha väikese veelonksu. Sina saad väikse veelonksu teha, et läpakas hetkel tööle panna. Oi, on mul ikka tore poja. Rahvast hakkas ikka tulema hetkel natukene. Rahvast hakkas tulema. Meie nüüd teeme seda, et vanaisa
Vanaisa, blondi juustega vanaisa hakkab tegema teile otse-eetris Exceli tabelit. Nii. Väga lihtsalt. Keera peale, keera läpaka peale, ma tulen korra eest ära. Sa pead läpaka enam tööle panema. Pane läpaka peale ära, läpakas jääb sama koha peale, gaas tõuseb püsti, püüikeliselt näed sa selle ära. Pane valmis oma, sa pead eest ära tulema. Ma arvan, et sa pead nii kaameraga kui oma tooliga pead liikuma. Jaa, oota. Nii. Ja vaata, ei ajanud kõllut. Ei ajanudki. Nii, oota. Nii, läpakas saab ikka, oota. Nii. Sa võiksid minna poole lähemale. Jaa, ma tulen ikka väga lähedale. Ei, sa pead otse siit, ekraan läheb siit lahti. Jaa, aga ennem tee arvuti lahti. Nõus. Oota ära nüüd korra näita peale. Jaa, ei näita. Ei näita. Ei näita. Nüüd teeb vanaisa teeb Exceli tabeli teile otse-eetris. Teeb konkreetse Exceli tabeli, kuidas võltsitakse e-valimis. Ära veel näita. Ei näita hetkel. Ta paneb need valemid, protsendid, kõik asjad paneb sisse. Ära praegu näita. Ma ei näita. Ei ole näidanud kordagi. See on selle suureks ära. Et on terve ekraan täis Excelit ja kellegi asi ei ole. Nii, nüüd või? Nüüd võib näidata. Pane valmis. Nii, aga see on nagu selline... Sätti niimoodi valmis, et sa saab hakkama. Niimoodi peab kuidagi sättima, et oleks näha ka. Jah. Mine vaata. No ma mõtlen, kuidas oleks ekraani natuke paberiga äkki puhastada korra. Kurat, see on nii kallis. Kallis lõbu. Aga nüüd vanaisa teeb Exceli tabeli teile valemitega, kuidas võltsitakse e-hääli. Sinna sisestatakse kõik valemid, ta teeb selle 15 minutiga teile. Mina eile nägin, ta tegi mulle näidise. Mina eile nägin selle ära. Nüüd ta teeb otse-eetris selle kõik. Ja nüüd kallid inimesed, vaadake, kuidas võltsitakse e-hääli. Väga puhtaks läks kus juures. Läks jah? Ekraan, jaa, läks. Ära sa ütle. Nii. Siit tuleks natuke. Nüüd tuleb paberiga. Jaa, paberiga üle. Ühesõnaga hetkel on 15-minutiline umbkaudselt selline faas, kus näitame teile, vanaisa näitab, kuidas võltsitakse e-hääli. Ja ta näitab kõik need valemid, kuidas võltsitakse ja kõik ühes Exceli tabelis. Kusjuures see on selge, et nendel vendadel, patsika vendadel, kes saavad suuri rahasid igavese vaikimise eest. Neil on ju programmid ammu tehtud juba ägedamad. Kas on taberitesti näha? On näha. No nii, ma topin siia oma näpud. Topi oma näpud. Nii. Oota, ma puhastan korra kaamera pildi ära. Valimispettus 2025. Nii, kas on, oota, kuidagi udunen, aga nii, valimispettus 2025. Go. Nii, hakkame pihta. Alustame. Nii. Nimed tulevad siia. Paneme siis suvalised nimed, jah? Ja seda kindlasti. Tegelikult hääled tulevad siia. No teeme ilusti Exceli nimed. Nii. Nüüd võiks teha nii, et igale isikule pannakse taha koefitsient, et kui palju teda julgeb petta. Aga võib-olla selle natuke keeruliseks, et ma teen praegu lihtsalt varastamise koefitsient. Varastamise kohe. Kas saab pettida ka või? Ja siia tuleb siis hääled kontorist. Et siis nagu kõik saavad aru. Need on need hääled, mida siis nagu patsikamehed lõpuks maha ikavad. Hääled kontorist. Nii. Nüüd paneme siia näiteks, ütleme, partei. Oota, partei. Kurat, kus see on? Partei 2. Mis on?
kus see... Laua peale panin. Kus see eliksiiri? Laua peale panin. Partei 3. Nii. Õnnelikud. Oota, aga toome äkki näiteks nimeliselt. Näiteks, et... Kohe tuleb. Näiteks, et... Ei. Rahu. Okay. Partei 1. Nii. Ja nüüd ongi nüüd kaks nime näiteks. Tiina ja Toomas. Pane Tõnu. Näiteks. Tiina ja Toomas. Pane Tõnu. Nii, Tõnule partei 2. Tõnu ja Terje. Näe küll tõht-tähti, siin on palju, paneme siia Sirje ja mis iganes, Simon. Ei, Simon, ei, pane Simoni võid panna, Simon saab kõige rohkem ääri, saab Simon. Ja ei pea olema üldse, et Sirje ja Joonas ja jäime nimedega kinni. Ja õnnelikult muidugi meil on Kaja näiteks, täiesti juhuslikult valitud nime ja Kristen. Oota, inimesed, kas te kuulete? Mul näites Unstable Connection korraks. Keegi öelge, kas on kuulda. Võib-olla Starlink korra nussib. Tegelikult hääled, nii. Oota. Ära tegutse edasi, ennem kui ei ole vastust. Kas on kuulda? Ilusti, keegi öelge. Kuuleb, nii. Pane edasi. Näed, partei 1, partei 2, partei 3. Õnnelikud on Kaja ja Kristen. Mis te arvate, mis partei see on? Kirjutan siia või äkki aimaks? Ei, no mina ei tea, mis partei see võib olla. Nüüd ma panen siia sisse varastamise koefitsient. Ma panen selle ära. Panen 0,... Nüüd sa hakkad valemit panema, jah? Jaa, varastamise koefitsient 0,6. Nii, see käib niimoodi. Kiiresti, kõigil oleb varastamise koefitsient. Et tabel oleks ilusam, teeme siis sinna tühikud tagasi. See ei võta palju aega. Nii, 0,6. Ja nüüd ma panen siia tegelikult hääled. Ja vaadake, kui lihtne valema. Võrdub hääl, mida veel polnud, korda see. Nii. Valem on juba sees tegelikult, aga te praegu seda veel ei näe. Ja nii ongi põnevam, et te saaksite aru, kui andekas on Excel. Aga mis seal on? Tiina, Toomas, Tõnu, Terje, Sirje? Ei. Rahu. Nüüd paneme siia. Ma teen valemid valmis nullidega. Ja et te saaksite aru. Nii, ja ka siin on, näete. Valem on tegelikult sees juba. Aga te ei saa sellest, te praegu ei näe seda. Ja siin nimelt ma teen praegu seda kõike. See on niimoodi tehakse. Minu viga, jutust on siin. Ja ma ütlesin vale koha peale, autosum. Oota, mis asja? Oota, tee korda, ei. Kõik on rahulikud. Absoluutselt kõik on rahulikud. Ongi kõik rahulikud. Autosum. Aga ta ikkagi... jah, mõnda Exceli kohta ma näen. Nii, valem olemas. Ja nüüd varastatud hääled. Kus me panime selle? Paneme siia. Nii palju Tiinale me hääli paneme. Oota, see koef on sul nähtaval hetkel? Ei. Su programm on natuke halb hetkel. Ei ole varastatud hääled. Nüüd ma lõpetan praegu programmi tegemise. Võrdub. See... nii, ja miinus see. Ja vaat nüüd, pange nüüd tähele. Teeme kõik lõpuni. Ja teeme kõik lõpuni, nii on palju ägedam. Nii on palju ägedam. Tegelik. Nii. Plussi vist ei saa panna, jah. Pluss. Vaadake, kui äge see tabel on varastamise koef. Pluss vargus, nii. Hääled kontorist. Nii. Ja nüüd on niimoodi, et võrdub. Palju see Tiinale... Oota. See. Rahu. Kohe läheb ägedaks. Pluss sulgudes varastatud see korda 0,6. Nii.
ja kuna Kajale me andsime siis nagu rohkem, võiks niimoodi isegi lihtsam. Korda 0,4, no vaata 100, kokku on 100%. Nii, ja vaat nüüd, pane tähele, ainult nullid, kõik. Ja hakkame nüüd pihta. Palju hääli Tiina saab? Anname talle mingi 25 häält. Anname 25 häält. Palju ta tegelikult saab? Oba. Tegelikult saab 15. Varastati ära juba 10. Varastatud hääled on 10. Varastatud hääled on... Ja Kajal on juba 6, ehkki ta pole veel hääli saanud. Nii, Toomasele, paneme, Toomas on kõva poiss, Toomas on 40. Ei, Toomas saab 42. No, Pane 42. No, said 42. Nii, põmdi, nii, väga hea. Nüüd on siia vaja anda käsk, ümardamine. Format cells. Hallo, miks sa ei tee format cellsi? Aha, natuke võttis aega. Number. Ja siit võtame maha detsimallid. Nii lihtne. Hopsti. Oota, ta ei olnud nagu päris nõus sellega. Ma vist pean selle tegema enne. Oota korra. Ma panen korra tagasi 40. Ja selle detsimalli pean tegema vist varem. See on nüüd, sa panid mulle natuke raskema ülesande. Aga saame hakkama. Number. 0. Nii, saime hakkama. Nüüd me võime isegi vist 43 panna talle. Pane 43 häält. Palju ta tegelikult sai? 26 ja siin on nagu detsimal. Ei, see on natuke valesti sulle hetkel. Ei ole. Võttis varastas ära koefitsiendiga. Varastas 26 ja viskas varastas 13 häält. Ja viskas juurde. Mis 13? 17 häält varastas. Oota. Nii. Kokku on varastatud 27 häält, mis asuvad siin. 16, 10, kui ma nüüd, jätame selle koma näiteks, saate aru küll, see ümardamine ei ole üldse mingi teema. Ma siin ümardasin ära juba, näete. Nüüd Tõnu on hästi vinge vend, endine aktivist, Tõnu sai, talt varastati 79. Selge see, et kui Tõnu on nii kuulus, siis võiks koefitsiendi näiteks ütleme, vaadake, ma panen talle praegu varastamise koefitsiendi, kui nad talt kardetakse varastada nii palju. Paneme natuke suuremaks. Nüüd varastati vähem hääli, siia tuli ka vähem hääli, aga kõik jooksis juba neile, need pole hääli saanudki veel. Läheme edasi. No tema on siuke ka päris kõva vend, 75. 45 sai kätte, varastatud õnnelikud said juba nii. Sirje on tore. Sirjele pane 200. 200, no laadne. 200, Sirje on tore naine. Selline nimi nagu Sirje väga meeldib. Paneme siis 205. Pane 206. 120, no paneme 206, vaatame mis juhtub. Paneme 206. Näed, 4 häält sai juurde. Okei. Ja kui näiteks ütleme, kui Sirje jääb mulje, et Sirje on ka hästi tore aktivist, panid koefitsiendi, sai veel rohkem hääli, varastati vähem, no niimoodi, no hirmuga, noh. Nii, Joonas on siik tagasihoidlik. Joonas sai 2 häält. Sai 36. No, ei saanud 36. Ära vaidle uue. Ta sai 12 häält. Mina ei viitsi. Nii, 517 oli hääli kokku, 368 anti inimestele. 149, no siin on nagu siis nüüd see teema, et ma kardan, et ta praegu ei lase mul formatida. Ma vaatan korra ära, see, nagu te saite aru, see ei ole üldse mingi teema. Formatis ära. Nii, varastati ära 150 häält, nii. Ja nüüd paneme Kajale, kes vaesekene on nii palju Eesti rahvast ennind, et kole, sai natuke ise ka. Oota, palju Kaja hääli saab? Krista sai üldse 8 häält, aga juba on mõlematel 102, 68. Võrdleme nendega. No põhimõtteliselt on nad järjekorrast 3. ja 4. Saate isegi aru, kui see neile ei meeldi ja e-valimised kestavad mitu päeva, siis muudame koefitsienti. Varastame, näete, Kajal on 102 ja siin on 68. No, ajab vihale küll. Võtame selle Tõnult natuke maha. Ei ole midagi. No ikka häda on käes. Miks sa Tõnult võtad hääli maha? Vaata, sellepärast, et Reformierakond... Ei, Tõnult ära võta hääli maha. Tõnu on minu sõber, ära Tõnult võta hääli maha. Reformierakond vangi minna ei taha. Tõnu on parem pukist maha võtta. Vaadake, oli 106, ma panin koefitsiendi alla. Hopsi! Siin on juba 125, siin on 84, seal kukkus niimoodi. Ülikiiresti kõik käib nii põk. Palun, Kaja on juba esimene. Kellegil
Sirjel, no sulle Sirje väga meeldib, aga Reformierakonnale ei meeldi. Panevad 0,55 koefitsiendiks. Paksti oli 155 häält, tegelikult oli 206. Juba on 113 ja näed sa, Kaja on esimene ja Kristel on 3. Noh, muidugi Sirje õõrub neil silma kõvasti. Võtame Sirjele veel maha natukene. Hopsti, Sirjele 93 ja mis see? Oota, nii, see on tähtis, et Ctrl Z-iga saab tagasi ilusti. Nii. Pange tähele, me saime väikese sellise manipuleerimise ja arutamisega Kaja esimeseks ja Kristjani teiseks. Nemad otsustavad, rahvas on neid valinud nüüd. Tegelik häälte hulk on siin, pange tähele. Rahvas tahaks neid vangi panna. Aga ei saa. Aga kuidas sai Kaja, räägi mulle. Vanaisa, kuidas sai Kaja 12 häälega 163? See on nagu selline ikkagist kahtlane teema. Aga siin ongi kuidas saab 12 häälega, kuidas saab 163 häält? Kuidas saab 12 häälega Brüsselisse ja kuidas saab nii palju kaagutada? Seda mine küsi, ma ei tea kelle käest. Küsi Ligi käest. Nii, ja oletame, et nüüd tuleb siia Jürgen vahel. Ma ei hakka tabelit, kõik said aru, eks ju. Ma ei hakka tabelit enam. Tuleb Jürgen, ütleb, ma tahan, siis on, näete, siin on koefitsient. Ma praegu jagasin, vaene itimees jagas 0,6. Ooda, jälle. Ei olnud vaja. Ei, nii, okei. Nii ei olnud mõeldud. Assa kurat, ei tohi niimoodi ka. Ctrl Z, nii. 0,6 ja temal oli 0,4. Ehk siis 100% varaselt häältest jagati ära. Nii kui tuleb keegi, et ma tahan ka piruka juures olla. No selge, anname sulle 0,1, võtame sealt 0,3, saad aru küll. Ja niimoodi käib tabel, kui selle valimisnimekirjades on 125 inimest maksimumparteis. Saate aru, et selle korrutamine, nägite, kus ma tõmbasin read alla, selle korrutamine on järgmiselt veerand tundi, lõbusat IT-näppimist. Sellist mõnusat IT-näppimist. Vanad ju, need patsiga vennad saavad sellest ju veel meeleta papi. Ja näpivad. Ja siis sõidavad oma. Nüüd on küsimus, Kaja on valimisnimekirjas esinumber. Kas vastab tõele? Oskad öelda? Järgmised valimised Kaja ei kandideeri ju. Ma tõin praegu ühe Kaja. Ma võin siia panna näiteks, ütleme... Pane Merle näiteks Kaja asemel. Ei, ma võta... Inimesed kohe seostavad Kaja Kallasega. No aga ongi ju. Aga võtame lahti kuldse ringi Harju tänased Reformierakonna tipud. Mis sa mõtled, et nad on nõus kohast loobuma? Võtame järjest kõik nimed. Paneme eesnimedega. Mis juhtub Kiilis, mis juhtub Arkus, mis juhtub Raes, mis juhtub Viimsi sammugi. Järjest. Ja niimoodi käibki. Niimoodi käib see valimine. Palun. Koefitsient on siin. Nii kui ma seda koefitsienti näete, ma näitan teile veel korra, näete, vaadake siia, Kajal on 163, Kristelin 108. Kellegile tundus, et sellest on vähe. Teeme talle koefitsiendiks 43. Kõik numbrid on ümardud. Hääled kukkusid 165, mõlemad said paar häält juurde. Kus nad said selle? Tiinalt varastasid. Tiinalt varastasid hääled ära või? Tiina, näed, oli 25 häälega, oleks võib-olla isegi kuskil KOV-is saab sellega isegi laua taha ja saab häält teha ja saab rahvast esindada ja kaista. Aga enam ei saa. Nüüd on 11. Ja vaat see kodanik siin, kellel on nii palju hääli, see jagab oma nimekirjas järgmisele sellest ja mandaatide hulk kasvab. Ja siis nad imestavad väga, kuidas on võimalik kogu see Harju, Viimsi Rae mõlemad olid esirinnas, aga Harku tegelikult oli kohe järgi. Kõik nad said 55 kuni, ma ei tea palju, 52 kuni 55 viimased. Enam ei jäetud isegi eksimise võimalust. 52 kuni 55 oli Reformierakonna häälte hulk KOV-is läbi e-valimiste. Ja see käib niimoodi. Tahate, ma löön selle tabeli. Praegu siin see ei ole mingi teema. Tõmmata siin, palun näete. Näete, panen siin. Oba. Panen siia 2 nime juurde, tõmban tabeli, kõik midagi, no näete, tavai. Tiit. Pane Tiit ja Teet. Ja Tuut. No Tiit ja Tuut on vahet ei ole. No nii, tõmban tabeli. Ma pean tõmbama siis kõik need tabelid, no oleks veel lihtsam.
Oota. Käi nüüd ma tegin oma vea. Oota. See käib niimoodi, et kõik tabelid tõmban, kopeerin. Praegu oli siis viga. Ja piisab sellest, kui ma teen selle. Muidu jah, ta võttis praegu. Nii. Ja nüüd panen Tiidule 55, sellele vennale panen 67, jooksis nii, kõik jooksis juba, tuli, näed, kes on võitja, varastati juba 304 häält. No, ja niimoodi tõmbab. Kokku varastatud 335 ju. Ei, 304. 335 on see pärast vargust kätte saadud. 639 miinus 335 võrdub 304. Varastatud hääled on 304. See läks siia potti. Nii kui nimekirja, nägite, kui lihtne nimekirja suuremaks teha. Korra ainult hiirega natuke peab oskama Excelit ja ülevalt alla. Ja 125 nimekiri, valimisnimekiri koos. See võtab minuti, et teha sellest 4 partei 1 teha 125. Ja nüüd rahulikult Õie Heilmaa toksib ükshaaval sisse ja numbrid tulevad. Ja jookseb kuhu õnnistatud inimestele. Oleme rääkinud. Hau! On nagu põhiliselt tabel nagu finiš. Tabel on finiš, noh. See on väga raske on seda veel lihtsamaks teha. Pigem läheb ta raskemaks, kui me sellest veel pikemalt räägime. Ühesõnaga siis tabelist lõppkokkuvõte siis on selline. Järgmine kord räägime sellest tabelist, mismoodi iga ametnik, mis Eesti turult ära varastatakse, varastab Eestilt raha. Nii, nüüd vaadake. Tiina sai 25 häält. Tegelikult hääled kontorist 11 on. Nii, Toomas sai 43. Tegelik on 26. Tiit sai 55, tegelik on 33. Tuut sai 67, tegelik 40. Tõnu sai 132, tegelik on 66. Terje sai 75, tegelik on 45. Siire sai 206, tegelik on 93. Joonas sai 36, tegelik on 22. Kokku 639 häält. Millest järgi jäi 335. Ja see teeb varastatud häälte arvuks 304. Kujuta ette, kui see oleks praegu kõik parteid 125-ga. No tavaliselt oravad tulevad välja 125-ga. No see jätab usutavuse mulje, et juunad ikka nii palju hääli pididki saama ja nad on ikka nii toredad ja kõik. Vaata ka Kaja sai lõpuks 12 häält, sai hoopis 194. Mis toimub? Nii käibki. Mis toimub? Nii käibki, enam ei huvitagi. Ja Kristen sai 8 häält, tegelikult sai 130 lõpuks. Kõik käibki läbi e-süsteemi. Kuule, aga vanaisa, see mulle tundub, et see on natuke pettus. Natuke nagu pettus ja skeemid. Natuke pettus ja skeemid tunduvad olevat ju nendele e-valimistele. Ühe ööga Urmas Paet sai 50 000 e-häält, siis ei tundnud tervele Eestile mingit jama olevat. Hea küll, kõik natuke nagu imestasid. Aga see oli ka kõik. Natukene imestasid. Ma tean nii palju arukaid inimesi, kes ütlevad, et löö või maha, aga e-valimised ei saa pettus olla, sest see oleks liiga suur. Ahah. Aga vanaisa, miks sai Kaja nii palju hääli? Aga sellepärast, et oravad ei tohi vangi minna. Ei tohi, jah? Tore teada, ma ei teadnudki. Ma mõtlesin järgmised valimised Kaja Kallase poolt valida, aga ma ei tea, peale seda, mida ma nüüd siin vaatasin, peale seda ma nagu väga ei taha väga valida Kaja Kallase poolt. Vali siis Peeter Pere poolt. Ma valin Simo Lillemäe poolt. Saad äkki mingi riigi hankes ka mingit varastada? Ma valin Simo Lillemäe poolt, kuna ta on kõige ausam peaminister. Ma arvan, et Peeter Pere oskaks isegi lillepotilt linnale saada mingi 2000 euri tükk erakonnakaaslase käest. Nad oskavad. Ja siis ei ole mingit vargust. Ja kui ongi, kui hakkab kahtlaseks minema, siis vahetatakse struktuuris inimesi
ja tehakse selgeks, et võib-olla see mingi peaprokurör ikka päris hea ei ole ja teine on parem ja mis iganes. Vaata, mis praegu toimub. See on kole lihtsalt. Said sa ka kõikile ilusti peale. Ma võin panna läpaga kinni. Jah, võid panna tõesti läpaka kinni. Jah. Võta siis maha kaamera. Jah, sinu poole hetkele näitagi. Nii. Kas nüüd hakkab tulema küsimused? Kuhu poole sul? Sul on siin see. Siia minu poole on see. See kaamera tikkumine on sul. Nii on. Kaamera liikumine on nagu ta on. Nii, aga nüüd hakkavad ja saavad tulla ka kasti inimesed, kes saavad arutada asju. Nüüd on see etapp, kes saavad tulla rääkima ja arutada asju. No nii. Kas on küsimus? Kas on... Oota, toon lähemale. Kas on küsimusi? Ma olen tähele pannud, et kui toimub mingi selline väga tõsine teema, siis inimesed on tükk aega ehmatanud ja siis pole piuksuga. See käib asja juurde. Nii, aga tuletame ka meelde, te kindlasti kuulete tuult, te kuulete kindlasti vanaisa, kuulete väga õrna häälega. Iga sent, mis te hetkel toetate, läheb mikrite ostuks. Täpselt nii lihtne ongi. Kui soovite toetada kontonumbri, jääb kirjeldust. Iga sent läheb mikrite ostuks, et me saame kvaliteetsemat podcasti järgmine kord teha. Kas või distantsi pealt, nii edasi, igatahes saame kvaliteetsemat teha. Aga kas on mingisugune küsimus? Ei julge keegi midagi küsida, väga hea. Räägi oma juttu. Ei, siin on ikkagist küsitud, kuidas valimisnumbreid mõjutatakse teiste erakondadega koos. Selline... See on natuke keeruline küsimus. Täna istub e-valimiste varguse taga istub ainult Reformierakond. See on selge. Kõik teavad seda, sellest ei juleta rääkida, kes on poliitikas aktiivne. Noh, ma toon teile isegi sellise näite, mis teed seal? Mulle meeldivad su ilusad juuksed. Mida rahvas enamuses tähele ei pannud. Igor Gräzin oli oravate kriitiline mingi hetk. Ja siis tehti niimoodi, et ä-täht oli määravaks, et justkui ei saanud teda valida, et arvutis tekkis tõrge ja Euroopa valimistel 2,5 päeva Igor Gräzini nime ei olnud. Inimesed läksid valimisest minema. Enamus suurest igavusest, inimesed on muidugi pealeskaudsest, sest ega nende saatusi huvita eriti. Alati kui valimised on nad nii kohutavalt väsinud. See 1 päev, 4 aasta tagant, 2 aasta tagant. Ja Igor Gräzin kaotas, mis sa segad? Ikka rohkem käsi. Jah. Et Igor Gräzin kaotas tohutult hääli sellepärast, et inimesed läksid teda valima. Ja tema nime ei olnudki. Igor Gräzin sai sellest teada 2,5 päeva pärast. Õhtuks see lahendati. Ja nii Gräzin kui ka Eesti Vabariik teatasid, et viga oli 2-tunnine. Et see näitab, kuhu me oma lollusega oleme jõudnud. 2,5 päeva inimest ei olnud. Aga pärast öeldi, aga me muutsime selle asja ära 2 tunniga. Ja selle peale öeldi, et kõik on maru hästi ja isegi Gräzin arvas, et asi on hästi. Et tegelikult muidugi, kui inimene on nii toitu, siis võib-olla ta enam ei sobigi sinna Euroopa Liitu. Minu arust ta vist läks tagasi sinna oravatesse.
noh, kokkuvõttes tõmmatakse julmalt inimestel vaipasid alt ära, kes ei sobi oravatele. Aga kõige hullem on see, et ühed kardavad, teised ei saa aru. Ma ei tea, mis kolmandatel viga on. Noh, väga paljud on veel, mis on oravate põhitrikk, on see, et kunagine ühine kuritegu, sellest on jäljed järgi ja nüüd ole vait. Ole terve elu vait. Nüüd muidu me teeme sinuga midagi ja sinu asjad ilmuvad prügikästi kõrvale. Ajakirjandus saab selle kätte. Aga meiega ei juhtu mitte midagi. Keegi ütles, et tõestasid eelistada mänge, eelistada tähtsust Crashini näitega, siis no see on mingisugune kahtlane selline umbijoobas küsimus. Ei saanudki aru, aga no ütleme, et Crashini näide oli selles mõttes päris ikka, see oli ere näide, see oli nagu IQ test. No. Teise päeva keskel sai Crashin teada, et tema nimi oli kogemata välja jäänud. E-valimised olid enne seda olnud juba 5-6 korda. Ja siis kogemata täpi tähe pärast kadus Crashin ära. Talle tehti näkku. Aga ta ei julgenud, ma mäletan seda kommentaari, et muidugi ma usun e-valimiste aususesse. See oli esimene lause. Juura haridusega, eks-reformikas. Ja talle tehti näkku lihtsalt. Irvitati. Anna andeks, väikene tehniline aps, sina kadusid ära pillilt. See oli see, kuidas oravad näitasid, me võime kõike teha. Meil on rahvas nii lihtne. Jah, PISA-test, kõik tavai, mingid õune matemaatilised valemid. Aga kui läheb elementaarseks asjaks, miks on Tiina Tõnu peale tige, kus on see mingid maalähedased asjad peal? No kuradi, no ei tule välja. No. Inimesed ei saa aru. Moosi keldril on ainult üks uks ja pioneer tuleb sealt välja. Moos on ära varastatud pioneerile suu moosina ja ütleb, et aga ma lükkan ümber, ma pole varastanud. Kõik. No, see on see meie tänane demokraatia. Ja siis öeldakse, et võib-olla tõesti, sest et ta ütles, et ta pole varastanud. No kuhu me oleme jõudnud? No kuhu me võiksime minna? Valima. Mis see koht on valima? Võiksime valida, keda me võiksime valida? No üks on selge, kui te valite oravad, siis valige kuradi, minge valige saatan ka kohe otsa sinna. See oletegi valinud saatan endale. Ja siis ärge virisega. Aga miks te valite järgmist valimised? Või kui keegi ütleb, et ma ei lähe valima, eks ju, siis tead, käigu pekki. Aga mul on isiklikult üks küsimus. No. Miks te valite järgmised valimised reformi? Miks te valite oravaid järgmised valimised? Kui te teate, mida nad on selle riigiga teinud, miks te siiski valite edasi? Kas te saite tasuta pastaka? Kas te saite pudeli viina selle eest? Miks te valite? Ei no, ametnikud, korruptsiooniga kokkumängijad, neid on Eestis, neid ei ole palju. Mingi 5000, 10 000 õnnelikku, kes riisuvad Eesti riiki. Okei, aga miks on võimalik, et 11% on toetust? Kuradi jobud. Te irvitate, teile meeldib siiamaani naabrile irvitada, sest teil jookseb hästi kätte. No natuke jookseb veel. Vaata, mis Putin praegu teeb. Putin on pekkis. Putin jagas oligarhid ka pooleks juba. Teid laseme üle, teiega veel ootame. Ma räägin teile, Eesti liigivapp on hundid, lambad, hundid, eeslid ja lambad. Lambad süüakse kohe ära, eesel loll arvab, et temani ei jõuta. Ja teie, kes te oravaid valite, te olete eeslid. Ongi kõik. Nii, üks küsimus ka moderaator poolt. Küsimus, mitte minna hääletama, kas see on häälekaotus kellegi kasuks? Absoluutselt. See on häälekaotus arvatavasti oravate kasuks. Nad oskavad manipuleerida ripakeli jäänud häältega, vanade kodude häältega, ripakeli jäänud häältega. Mitte minna valima üks kord 2 aasta tagant, KOV ja Riigikogu ja niimoodi. Siis mitte minna, olla nii väsinud. Kuule, jobu, anna oma konto riigile siis ja ütle, et sina tahad tööd teha ja andke mulle nii palju raha, kui te leiate õige olevat. Sul on üks kord võimalus 2 aasta tagant oma enda pere eest seista ja sa ei viitsi. No, nii palju raha, kui te leiate õige olevat. Sul on üks kord võimalus 2 aasta tagant oma enda pere eest seista ja sa ei viitsi. Das vidania. Das vidania. Das vidania.
on veel küsimusi? Ma tahaks liigist rääkida. Kui kellelgi on küsimus hetkel, siis pange küsimus leiti. Ootame hetkel, uus küsimus tuli. Küsimus, kas... Nüüd tuli rumal küsimus. No. Kas siis tohib siiski usaldada e-valimisi? Ei tohi, kurat! Mis asja? Asja, kui rumal küsimus. No, saad sa aru, sa ei saa mitte midagi teha. Sa võisid kuupäeval X valida e-valimised ära. Siis sa keerad koti pealt teist külge ja arvad, oi kui lahe. Aga ühel hetkel sa mitte kunagi ei tea, mis pärast tuli sinna kuskile nii palju hääli. Sa ei saa seda kunagi teada. Sellest me jõuame enne valimisi rääkida, mismoodi võiks tegelikult proovida valimistulemusi kontrollida. Et eriti, siin on paar tippi, mismoodi on võimalik valimistulemusi proovida pisteliselt kontrollida. Niimoodi, et kui ikkagi on inimesele usaldusväärne seltskond taga ja ta teab, et ta saab 30 häält ja need 30 inimest kinnitavad, et allkirjaga näiteks tagantjärgi. Mina valisin kindlasti sind paberhääletusele või niimoodi. Ja inimene sai 23 häält. Siis on võimalik kamm käima tõmmata. Vist. Ja ma tean, et seda kardetakse. Need kurjategijad kardavad seda. Seda küll. See on võimalik. Aga sinnani me jõuame, jah? Nii, nüüd tuli küsimus, kallis Einstein. Oled Einstein? Ja ei näpi. Mees, saad vastu kaabut praegu. Ei saa vastu kaabut. Sul on ilusad juuksed. Mulle meeldivad blondid juuksed. Küsimus tuli, millise erakonna poolt siis tasuks ikka vist valida? See oli lahe küsimus. Millise? Mitte ümara, mitte kandilise, vaid Eestit hoidu erakonna poolt. Ja kui te kurat ei tea, millised on Eestit hoidnud erakonnad, siis millest me räägime? KOV-is on üldse see teema, et KOV-is on see, me räägime ju praegu KOV-i valimised. Seal on valimisliidud ka veel. Ja võib olla mingi südamega inimene, muidugi selge on see, et kui ta satub lolli valimisliitu, kus ümberringi vargad, siis ta murtakse pika peale maha. Tema nimel lastakse liuga ja lõpuks ta surutakse. Aga on ka neid, kus üks liider, ta lihtsalt muretleb oma valla pärast. Ma soovitan väga vaadata vanust ja vaadata ajalugu. See Lugege mu huuldet on parim näide. Lugege mu huuldet, maksud ei tõuse. Ja, kui inimene on petis, siis ta räägib, lugege mu huuldet, ups. Aga kas maksud tõusid? Aga kui inimene on aastakümneid muretsenud valla pärast, aga mitte niimoodi muidugi, vald on tore asi, aga ma tahaksin oma sugulased tööle saada ja siis ma tahan, et minu firmal läheb hästi ja olge vait, kuidas ta aru saab, minu firma ongi kõige parem firma, mis siin vallas üldse möllab. Kui inimene tõesti ütleb, et ta on ise ära toimetanud ja ta ütleb, et ma tahan, et valla elu läheks paremaks, ma teen selle, siis maksab nagu selle inimese järgi joonduda. Kuule te, öelge, et Einstein väga ei liiguta, Liigutab. Liigutab ikka Einstein. Et arvati, et tuleb lindilt see jutt. No, häda on teil. Teil on kõigil maru häda. Ma teen Einsteini spetsiaaltervituse. Hallo! Ja näete, Simo tatoveeringuga katsub juuksed. Kas ma saad? On täitsa päris. Kurat, sa tapa praegu kaamera ees. Saad aru? Kurat, ma väändan su maha praegu. Tuul puhub jah, natukene. Nii, küsimusi on? Küsimusi ei ole. No siis on podcastiga kõik. Ei ole podcastiga kõik. Küsimusi on kuhjaga. No siis kuhja. Kas keegi tahab ka tulla jutustama, et arutada mingit asja? Oota, keera enda peale, ma tahan natuke hingata. Kui sa ootad 1,5 minutit, siis... 1,5 tavai. Tahad veepausi teha? Jah. No minut, 1,5 umbes. Nii kaua. Ära löö mind. Saad praegu kohe. Ära löö mind, vana isa. Kõige hullem on see, et mulle meeldivad su juuksed. Pede oled või? Olen, jah. Ma olen Reformierakonna poolda. No siis jah, siis muidugi. Ja siis on ilmselgelt, et pede.
täna on jah, no. orava päev. Ahoi. Noh, ei olegi küsimusi. No siis minge valige. On küll, neid küsimusi tuleb pärast peale. Sa ei näe praegu. Nii, oota, nüüd tuli üks küsimus, sellele vasta ära, siis saad pausida. Mu juuksekarvad on sul käe peal, minu käe peal. Küsimus, kes tappis Harald Meri? No Harald Meri oli see, vist see kuradi, see kirikutegelane, kes tahtis kangesti, oli vist tema ikka, jah? Kes tahtis kangesti pärandust tekitada ja tegi ise organiseeris kõik. Aga mis see siia puutub? Halloo! Kes tappis Surnumere? Davai mina! Noh, nüüd! Mis see siia puutub? Me räägime Eesti Vabariigi päästmisest. Miks te tahate teemaga laiali? Nii, ja nüüd teeme niimoodi, et vanaisa saab hetkel väikese veepausi teha. Kõik on jumala niiske. Vanaisal on vaja veepaus. Vaata, kõik on jumala märg. Ma saan aru. Ma saan hakkama. Saan aru, et sa saad hakkama. Anna mulle see kätte rätti, kui püsti pole. Por favore. Nii, nüüd on sellised, saate küsida kõike. Nii, küsiti seda, mis sa arvad valimisliidust koos? Kahjuks ei oska arvata. Imelik, ma olen harjunud juba, et meedia on, kui meedia midagi ütleb, siis on kõik tagurpidi. Aga mingi Kremli seotus vist on ja blä. Ma jääksin nagu ettevaatlikuks, ma ei tea sellest. Anname jah vanaisale ka väikse pausi, kuna ta siiski... Ei, ma võin vastata. Ei, sa võid vastata, aga ta siiski on ju maski all, on ju, et... Vana ka veel. Jah, et see ei ole väga lihtne tegelikult maski all olla, et ta saab ise ka sellest aru. Me anname talle väikse mahla nektari peatuse. No küsige, noh. Mis vana inimest vaja vahtida ja jõllita kogu aeg. Küsige küsimusi. Küsiti, mis erakonnast sina oled hoopis? Ma ei ole erakonnast. Nii, ja nüüd keegi ütles, et kas geid päästavad Eesti Vabariigi? See oli natuke rumal, aga... Natukene ikka küll. Kuidas saab niimoodi? Pane endale näpp delikaatsesse kohta ja vaata, mis tunne on. Ei, ma usun, et me keegi ei ole siin või noh, selles suhtes homoseksuaalide poolt ei ole vist keegi, et... No palju neid andekaid tagasihoidlikke homosid on, kes lihtsalt, kes on ka ise hoiavad tagasi, no õudselt on neil vaja saada väänatud või väänata, aga muidu andekad ja püüavad ühiskonnale midagi anda. No küll, kunstiinimesi natukene. Aga mis veel? Mida te veel tahate? Loll on see, et ükskõik millisesse sekti kuuluv tegelane, lõppkogudes on selle sekti poolt mõjutatav. Ükski ametnik ja ükski kõrge ametikoha inimene, kelle koht eeldab erapooletust, ei tohiks olla ühegi grupeeringu liige. Olgu see siis need ammugi, ma ei räägi üldse vabamüürlased, geid, kuradi, mis iganes mingid korporatsioonid. See kõik tähendab seda, et talle tehakse kõnesid, tema suhtes omavad mingid inimesed kõneõigust. Kujuta ette, mingi kohtunik on gei või on vabamüürlane ja talle öeldakse, et kuule, selle kohtu asja mätsime kinni, ta on ju meie vend. Ja siis ta mätsibki. Kas te saate aru, kui räige kuritegu on see, kui korporatsioon surub kellegile peale? Jah, ja nüüd öelda, et toetades sots, mis sa sellest arvad? See on minu isiklik küsimus. Seda muidugi kommenteeriti. Mis sa arvad sellest, kõik, kes toetavad sotse, on oma sõjarad? Vaata, siin on nagu niimoodi, et kas mitte ei olnud ajaloost tagasi, et isegi Anton Hansen Tammsaare tiliti sotsidesse. Ja ka tookord oli juba esimese Eesti ajal oli see, et enam ei teadnud, mis parteid teha. Ja sotsid on nii äge, just nagu oleks mingi rahva poolt või midagi.
lõpuks jõutakse sinna, et tirime kõigilt eest midagi ära, hakkame jagama. Ja siis on korraga terve riik täis jagajaid ja siis on kõik, no me jõuamegi, täna ongi põhimõtteliselt sotsialistlik suundumus. Teeme niimoodi, et 2/3 Eesti riiki jagab 1/3 töörõgajate raha laiali ja 1/3 on võlgu, kui ei anna piisavalt raha, et jagada. Aga kui te panete tähele, mis oli tänane artikkel või eilne? Ei, ma ei tea, aga kas me hakkame kommentaare nüüd lugema? Ma toon mõne näite, ära sega vahel. Ei sega. 4 jäsemega, kõik jäsemed, kui te teate, tõepoolest inimesel ongi 2 kätt, 2 jalga tüüpiliselt, isegi lätlasel, siis 4 jäseme puudega inimene pidi kohtusse pöörduma, sest et mingi ametkond lendas talle peale, teatas, et sa ei saa enam toetust. Aga pange tähele, kui me selle ametkonna kokku loeme, nad panevad umbes 200 000 aastas panevad tuuri, neil on puudu veel ja see vaene vend ei saanud võib-olla oma 300 € kuus. Kas te saate aru, kuhu me oleme jõudnud? Ja põhiline on see, et kui ametnik on juba mitu aastat ametnikult, siis ta hakkab tavakodaniku vihkama selle eest, et see ei täida korraldusi veel. Ta ei tantsi ühe jala peal, kui öeldi, või veel parem mõlema jala peal, sest et ametnik läheb lolliks oma võimu täiusega. Ja pange tähele seda tüsbalanssi. Mingisugune 200 000 teeniv ametkond nussib läbi, vabandage väljenduse eest, võib-olla mingi 100 inimest ja lugege rahaliselt kokku, teeme uue Exceli tabeli. Kui need ametnikud oleksid täna tööl kuskil toksiksid, midagi kuskil kõplaksid, mis iganes, Eestisse tuleks väärtusi juurde. Ei, nad ennivad Eesti rahvast. Nii, räägi nüüd. Nii, ja nüüd tuleb üks huvitav inimene, tuleb rääkima kasti ühesõnaga. Praegu jah? Ta tuleb rääkima juttu. No, ning teeme niimoodi. Saate oma rääkida. No, tere, vanaisa. Ma olen vist vanaisaga rääkinud ja tere siis Simpsik-Pimpsik ka. No tervist, jah. Räägi. Kuule, ma tahtsin küsida tegelikult ühte küsimust, et vaata, kuna nagu pealiskaudselt mina ei ole välja selgitanud, kes on kes, aga ma tahtsin küsida ainult ühe küsimuse. Kui palju on Riigikogus kokku keisida? Või no oma soo ihareid? See on liiga raske. Ma oskad. Ei, mina selles suhtes, ma arvan, et vähemalt 15% kindlasti. Ma rohkem ei oska prognoosida. Ma ei oska prognoosida, kuna ma ei tea. Nojah, ei, ma rohkem küsimus ei olnud ja mõtlesin, kui ta hästi teab, et siis ma mõtlesin, ma küsin seda. Ei, aga kuidas sa saad teada, palju on pederaste nagu Riigikogus? Ei ole ju võimalik teada seda. Varjuvad ja aga ju 10 aastat hiljem kui sellised üritusi korraldatakse niimoodi, siis keegi peab ju pooldama seda. Nii, kuula. Kas Eestis peab ikka olema Riigikogus selle üks, kas piisaks 51? No, ma lähen kastist välja, juba halvasti on kuulda teid. Ma tulen lähemale. 101 või 51 ei muuda midagi. Küsimus on jah selles, et kuidas neid saab usaldada, kui nad ainult varastavad kogu aeg ja loovad mingid palju hullem on need lisastruktuurid. Märkamatult ju tegelikult tehti uus ministeerium, kusjuures see oli nagu rahva mõnitamine. Mul on koopiad sellest arvutis olemas. Seal toodi välja parema sidususe, teiste olemasolevate ametkondade parema sidususe nimel loodi 400 kohaga ametkond. Hiljuti Kristen Michal lõi selle, see on kliimaministeerium. Et kui te mäletate, siis Taavi Teplenkov oli peanäitleja, kui tehti see sidususe ministeerium. Mõni aasta tagasi jooksis see, oli hästi naljakas ja see oli puhas huumor. Ja nüüd tuleb välja, et rahva mõnitamise nimel tehtigi ja öeldigi, et me teeme veel parema sidususe nimel. Võtame sinna 400 inimest ja ehitame uue betoonkasti. Kas te saate aru, kui palju kümneid ja sadu miljonit pandi huugama? Ja see on palju hullem kui see 101 või 51 või 81 või riigikogulast.
ja suure nutuga veel tõstavad palkasid ja kõige hullem on see, et nad loovad struktuure, kuhu kutsutakse ära tööturu pealt inimesi, kes mõne aja pärast hakkavad tööturgu ja tavakodanikku vihkama. Tal on vaja oma palk kätte saada ja kui nad hommikust õhtuni vihkavad seda tänaval olevat inimest, siis ta õpibki selle ära. Ma olen näinud kõrvalt nii palju seda, mismoodi eilne ametnik 2 aasta pärast ta vihkab eestlast. Mis asja, anna raha ära. Täna ju tegelikult, ta Ligi ju ütles eile või üleeile, enam oligi niimoodi, et me vaatame, kui raha nagu nii palju vaja ei ole, me anname teile tagasi. Ah, niimoodi. Teie kuradi värdid annate meile meie raha tagasi ja võtate edasi ja panete see suhtumine, see liigub ametkonnas praegu. Aga see 101 riigikogulast, küll 15 on ju akna ääres, kes on aru saanud, kui meeletu vargus ja alatus käib. Toimetab seal aktiviste on mingisugune 40 tavaliselt vana kooli, mingi vana supp, eks ju. See on, see ei muuda. See, kui me võtame üldrahaliselt, siis see ei ole see kõige suurem raha. Kõige hullem raha on praegu, mis tehakse nüüd, pannakse 10 miljardit, pannakse lähemal ajal riigikaitsesse. On selge, et see süvariik varastab sealt ära 3 miljardit. See on palju hullem lugu. See on tohutu raha ja kõik on võlgu. Kõik on juba ette võlgu. Kõik on süüdi selle eest, et riik otsustas, et raha tuleb juurde saada. Kurat, meie eelarve minu arust on juba viimased 5 või 10 aastat olnud üle Läti eelarve. Ehkki meil on rahvast 1,4, Lätis on 2,4 miljonit. Ja siis nad eputavad sellega. Tegelikult oleks täna vaja seltskonda, kes ütleks niimoodi. Teate, mis ei huvita? Laseme suure hulga ametike lahti, laseme miljardi tagasi, ükskõik kuidas. Siit maks alla, sealt maks alla. Vaatame, et kaupmehed väga ahneks ei läheks. Tavai, 1,5 miljardit annab praegu Eesti eelarvest tagasi lasta Eesti sinna. Kuidas? No, see on nii lihtne. Aga ei saa. Nüüd ongi küsimus, kuidas ei saa? Kes mõtles, et Eesti riik on nende oma? Raisk! Ma panin punkti praegu. Paid punkti, jah. Aga sul üks üllatus, ainult tund oleme teinud hetkel, me peame vähemalt pool me ei pea tegema midagi, kui rahvast ei huvitas, me ei teegi rohkem. Ei, rahvast huvitab väga. Küsimusi, kuidas sa kuuled, et vait on? Küsimusi jookseb iga küll ju. No tavai, räägi. Nii. Siin on igat küsimus käile vaja enne. Lolle küsimus sul vaja, et mida sa arvad Trumpi vasakust varbast? Ma ei arva mitte midagi. Keegi ütles, et me oleme omad kopast, okei, las oleme. Aga kui kellegil on praegu mingisugune selline tõsine küsimus, siis küsige. Kuule, homme oled sina koopas mees. Ära nüüd... Paari kuu pärast oled sina koopas. Varsti me loosime välja 10 õnnelikule... 10 koopa piletit. 10 õnnelikule ellujäämise platsi. Kõik saavad 100 ruutu elamiseks. Vaata, nii kui vanasti Ameerikat vallutati. Olete neid Tom Cruise'iga oli laevil. Kuidas ikka nähti, aeg-ajalt natukene anti inimestele maid kätte õnnelikele. Vaata, ma hakkan ka varsti loosima siin paari krunti. Aga mitte laiajatele, ülbitsejatele. Praegu võite oma kõhtu kratsida ja irritada. Oota, aga kas mina võin siis, kui tuleb sõda, kas ma võin sinu juures elada? Sa õpid kalapüügi ära, siis sa võid. Muidu ei või, jah? Ei, muidu ei või. Kalapüügi ära ei õpi. Söögi tegemise õpisid ära, kui kalapüügi õpid ära, siis võid. Okay. Ja siis läheb karmiks, ega siin ei ole midagi. Ja, aga põhiliselt võin olla siis siin, kui läheb sõjaks. Ja sina oled kaitse all. Ja, väga hea. Mulle meeldib olla kaitse all. Aga kui lähebki sõjaks, ega enamus inimesi ikka vist seal kotis on uus. Ma toon külmkapist. Point on praegu selles, et teeme nii, et ei irvita. Me räägime väga tõsist asja. Täna on võimalus. Juba 3 valimist tagasi öeldi, et KOV-i katsed käivad ja e-valimised tehakse julmalt ära. Ja 2017 juba tehti julmalt. Kuldse ringi oravad said kõik üle 50%, nad ei pidanud enam mitte kellegagi arvestama, midagi üle õla vaatama. Tegid, mis tahtsid. Kuuled, ma korra sega vahel. No. See oli nii naljakas.
Hea küsimus. Tuli hea. ei, see on küsimus. Et mis ta Koopa kuningate valimine. Keegi ei ela Koopas. Koobas on... see oli lihtsalt see ajas naerma. Varsti ehitame Koopa... Koopa kuningate meil on valimine. pohlad, saad aru, meil on pohlad. Tahame ehitame Koopa, kui vaja. Koopad ei olegi. Millest aru ei saa? Ei no, las ta olla. No. Ei, see ajas naerma. No ikka juhtub huvitavad küsimusi. Täna on küsimus selles, et kui noored järsku saavad aru, et neist sõltub palju, siis on võimalik midagi tõmmata tagasi, aga ma kardan küll, et panused on nii kõrged, e-valimised võidetakse ära lambist ja jälle on oravatelt meeletud hääled ja kõik imestavad korra. Nii, ma ütlen, no see on küsimus, on ju. Ei, küsimusi tuleb palju, aga küsimusi, mida ma küsin sinult, on valitud. Surnud ka hääletavad Eesti Vabariigi valimistel, kuidas seda lahti seletate? Tegelikult jaa, see on üks vana teema, see oli Gogol, kes selle avastas, et mängiti surnute häältega. Ja läbi ajaloo on mängitud surnutega ju kõvasti. On peidetud laipasid, et saaks pikemalt pensioni kätte ja igast pulli tehakse. Varjatakse tõesti ära surnud elukaaslast ja pension jookseb ja igast pulli tehakse. Raha on ikka, teeb inimesi lolliks. Et meie seda ju ei tea. Võtame kas või Siim Kallase näite. Nüüd jõuame tagasi sinnani. Siim Kallas sai pihta vihjele, et inimesed surevad ära, sugulasi ei ole, raha jääb arvele. Ja pani Sotspangast nõukogude ajal selle kõvasti tuuri. Ikka seal olid suured summad. No, vangi ei läinud. No, oskas hästi juba tookord. Kavaljuut. Kui palju praegu surnute häältega mängitakse? No, Ameerikaski tuli välja. Tohutult. Ja, aga vaata nüüd surnute häältega oli see, et demokraatika vist... Ja kujuta ette, kui Ameerikas juba tegelikult tuli välja järskult mingi paar miljonit vaimu laseb ringi ja mis ainult neile makstakse veel hüvitisi ja asju. Üks on selge. Ma kordan seda agendat, mis ma rääkisin juba eelmine podcast. Piiblis on ilusti kirjas. Halvast puust head vilja ei kasva. Heast puust võib natukene, tulla natuke mõrum, kui nähakse vaeva ja ma ei tea, pannakse valesti kõike, nähakse vaeva. Aga üldiselt heast puust kasvab hea vili, halvast halb. Ja mina ütlen teile ühte, hoidke oravatest eemale. Nad on algusest peale vargad, sulid, omastajad, riisujad. Saate sellest aru? Ja kui te vaatate, siis kuule, sellist ülbust, kui näiteks ütleme, kui toome kas või näite, kui Kennikene, Ken-Marti Vaher tõmmati liistule, mõtle, tal on mõõdikud, ta mõtles välja, et nii palju peab saama trahva, nii palju peab saama, see oli siuke kamm, üliosavalt tõmmati meedias käima ja Kennikene kaotas koha. Siis täna on selle mitu korda meediast läbi jooksnud, ongi mõõdikud, nii palju peabki liiklustrahve saama, nii palju peab parkimistrahve saama, nii palju peab seda saama. Enam ei ole teema, sest selle tegid nüüd oravad. Kõik, lõpuks, kõik see riisumine, kõik jookseb oravad. Kas võib mingit muusikat taustaks panna? No pane, tee mis tahad. Ma räägin sinu telefonist. Pane. Ühte adlaulu paneks YouTube'i peab lahti tegema. Siis the perfect time. Ei, see on ikka... No davai. Oot, räägi edasi. Ei jah, see Kennikese mõõdikud jooksid päris hästi sisse siia. Et kui te saate aru, ja vaata, kui EKRE sai võimule, Keskerakond oli enne neid juba pannud kähku litaka välismaistele ahvidele ja enam aktsiisipettust, dividendi pettust enam nii hullusti ei saanud teha, pandi peale. See oli $200 miljonit, saate aru, $200 miljonit pandi iga aastast. See oli tagasöödikud veel. Pandi kähku, oravad on selle vastu tohutud olnud. Aktsiisi vastu,
ja on ka selle dividendi. Oravatel on tõeline agenda tegelikult välismaistele kapitalistile hästi palju raha ette anda. Ma ei tea, mis põhjusel. Kas siis on neil mingid toolid sinna kingitud välismaale ja Eesti... Nii, aga teeme paari minutise pausi ja kuulame ühte laulu. Laulu tunne tekkis. Kodu on imeline, tavaline paik. Kodu on imeline, tavaline paik. Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodu? Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodu? Kodus mõni väike asi korraga on sul. Kodu oleme meised väike ja suur. Kodu oleme meised väikene ja suur. See on rohkem veel kui sõna selge see. Tõmbame vähe. Mis see muusika sulle on? Vastused teada. Väga pikk laul oli. Mitte väga pikk. Vanaisa väsis ära. Tavai, keera enda peale tagasi. Mina pean käima korra pissil. Oota, mis sa vajutad tammugi praegu? Jaa, Mul ei ole midagi tahke rohkem rääkida. Ma tahaks Ligist rääkida. Aga mis ma tast räägin? Ta on nüüd selle 80 000 allkirja pärast närvis. Ja teatab, et teil pole mingit õigust üldse allkirja panna, teil pole õigust. Mina olen tark, mul on haridus. Ta ei käi kähkora, mul ei ole midagi rohkem praegu, ma ei arvesta tänase päevaga rohkem. Ligist räägin, no mis ma räägin? Tegelikult, kui ma vaatasin seda aastaid kõrvalt, aastakümneid, tark inimene, no nagu see Maris Laurgi, matemaatiliselt majanduslikud targad inimesed ja nii kui läksid sinna parteisse, kus pannakse pätti, muutus lolliks ära. Ainult tuleb sellist lolli juttu. Olge vait, meie teame, me oleme nii targad. Andke raha siia üsnaga. Andke raha siia. Me oleme jõudnud, kuhu me oleme jõudnud. Päris orjus, kaarega tuleb päris orjus tagasi. Andke raha siia ja veel koma, kulakud ja värdjad tuleb varsti. Ja muuseas, see kulakute teema, see on aastal 2009 oravad alustasid juba ettevõtjate tampimist ja mõnitamist. See nagu sumbus mingi aega, kui keegi mäletab ajalugu, siis
aastal 2000, no kui masu oli, hakkas pihta see, et teie kuradi pursuid, teile niikuinii läheb hästi, te olete värdjad, andke siia raha. Te niikuinii varastate. Et see oli päris võimas siukene agenda, mis jooksis läbi, no ikka niimoodi 2 korda nädalas, nagu ikka, et no see oravatel on ju neid tarku nõuandeid on ju tohutud. Et mõnitame, tambime, ettevõtja on vastik, ega tavakodanik ka parem ei ole, kes sai palga kätte ja mis ta ikka selle rahaga teeb, eks ju. Kujutage ette, sellise potentsiaaliga, nii töökas Eesti rahvas, tõesti üks maailma töökamaid, võib üle sakslasi hinnata, üks distsiplineeritumaid ja tõmmatakse orjaks ära, tõmmatakse, saad võlgu, sul on puudu. Aga ma arvangi, et täna on lühem podcast ja tuleb viimane lugu ja siis räägime lõpulaused. No davai. Ja see on hetkel lõpulugu ning no see, ma ütlen, et muidu on podcast tavaliselt 1,5 tundi, hetkel on 1:15 käinud. Ta on nii kaua kui vaja. Kui vaja, räägime 40 tundi ka järjest, aga pointi ei ole praegu, kui rahvas siis teeb pökk-mökk, siis davai, no siis ei vaide. Aga miks sa lõid mind? Sa topis ennast ette. Kuule, ma katsun su juuksed siis selle. Selle arvelt katsun su juuksed. No nii. See maksus 5,60 kohalikud käimaks on väike enne. Ja viimane lugu ja siis räägime viimased sõnad ja siis ongi nii. Jah. Peaaegu. Ja vot see on laul. Ja kuidas Tõnis... See on Tõnis Mäge hakati tasalülitama. Mingi jobu, ma leian ta nime üles, ütles, et ega Tõnis Mäe laulegi enam ei saa tõsiselt võtta, kui ta niimoodi ütles. Tõnis Mägi on hingeline inimene, ta sai aru ammu juba, et kõik on pekk. Kurat valitseb Eestimaal. Kätt ma nägin. Ongi ühele. Inimesed ikka ütlevad, ajate õiget teist asja. Vot, ajamegi. Ongi ühele, vabaduse tee on ees. Ainult siis, kui te oma munad üles leiate. Ma võtan kailikene, võtan juuksed ka. Ei ole sulle mingi kailikene, kuradi poja. Teeme patsis. Ära siin vesi. Kuna järgmine podcast on kolmapäev kell 20:00, on ju? Ja Eesti järgi. Ja Eesti järgi. Meie järgi natuke teine. Ma teen teile tabeli, mismoodi ametnik muutub Eesti jaoks negatiiviks. Ja Bostoni maateksil panen kõrvale, mis pärast neid sinna supi sisse, halvaks see supi sisse topitakse. Teeme uue tabeli. Kas sa üldse tabelit tegid? Saite tabelist aru ka või? Küsi hulgas, kas keegi sai tabelist aru ka? Kas keegi sai tabelist aru? Küsimus oli selline. Maido sai aru. Maidost on küll. Ühe päeva kohta küll. Täna sai Maido aru. Ei, keegi ütles Excel tabel ei võimas. 1,4 miljonit korda teeme seda ja kõik saavad aru. Maido sai juba aru. Yes, Maido, sa oled kõva mees. Räägi nüüd oma sugulastele ka. Davai. Kätt.
kohe ei ole veel katt. Kohe ei ole. Vaata, kus hakkas südameid loopima. Ostaa, ma näen. Enam ei loobi. Kui sina vaatad, siis ei loobi. Sina vaatad, sina. Aga nüüd nägid ühe ära ja üks oli sulle ka. Jaa, vanaisale südameid. Davai. Toetame vanaisa. Hakkas tulema südam. Oi, kui ilus. Sina on ilus vaata. Ja veel mingi laul. Davai, katt. Ei ole katte veel. Ei ole. Ootame laulu lõpuni. Me ootame ühe laulu veel lõpuni. Vanaisa. Laulu veel. Vanaisa, kuulame veel ühe laulu ära. Inimeste ühe sõnaga. Kui soovite toetada meie mikri ostu, konto number on kirjelduses. Ja me ostame selle eest mikrid, et oleks meid mõlemaid hästi kuulda. Vot, kuulame nüüd seda. Okei. Ega ma seda TikTok ei sälli, aga südameid on ilus vaadata. Ma tahaks loota, et peale Maidu sai veel keegi tabelist aru. Kurat, on nagu mingi 1000 südat ära ju. Ilus. Muts. Ütleme meili aadressi ka. See on meili aadress, ütle ära, üks laul tuleb peale seda veel. tegelikeesti@gmail.com. Näed, 20 eurot tuli. Vaata meile investeeriti praegu 20 eurot. Aitäh sulle. Ostad mikrit, davai. Me ostame selle raha eest mikrit. Me ostame selle eest mikrit. tegelikeesti@gmail.com. Mõtelge selle peale. tegelikeesti@gmail.com. Kui on väiksed vihjed, pange juurde. Teie sealt rääkida ei saa. Lähete kinni, hakatakse tagama, tühistatakse, lömastatakse. Meie räägime. Tada. Nii, aga vanaisa, meie saime mikrit. Meil on järgmine järgmine podcast mikrid. Aga kuhu sulle, vanaisa, kuhu sulle mikker panna? Kuule, tead? Kas siia või juuste külge? Nüüd. Kuhu oleks mõttekas panna? Meie saame järgmiseks podcast'iks mikrid. Mingi 5 eest oleks vaja sulle seda elektrikoera näppimise vastu ka. Lõpetame juuste näppimine. Saad voolu raik. Aga teeme niimoodi, et ühe laulu laseme veel peale seda. Miks ja veel. Aitab. Ei aita. No davai. Südameid on ilus vaadata tegelikult. Inimesed ikka tahavad järgmist podcast'i. Või lugu. Annetati 20 eurot. Ja on väga hea järgmine podcast oleme mikritega.
ma topin selle mikri siia. Tead, kuhu ma sulle topin? Selle. Ei, ära topi sinna, mis sa mõtled. Ei. Aga miks sa nüüd, kas inimesed tahavad ühte lugu veel või? Inimesed tahavad minna magama. Muidugi, mis magama? Nalja teile. Keegi ei taha magama minna hetkel. Ja, mis ikka puhud peale. Kuule, mul on väga higine olla. Sina mugu valitsin, tuleb DJ oleks siin kõva, jah? Ja kõik on nii pikad lood taga. No palju siis ainult südameid, ma sain sellest aru, et sealt äärest tuleb neid päris äge on vaadata, kui tuleb. Oi, ilus, aitäh, kes sa, mina ei näe, kes pani ja kuhu pani, aga ilus on vaadata, kui südamed tuleb. Rahvas, kohe tuleb rahvas kohe tuleb viimane laul, aga oi, kui ilus, ma näen järgmine podcast tuleb mikritega. Jätke see endale meelde. Meie ostame selle summa eest, mis tuli, ostame endale mikrid. Vot. Ja jätke endale meelde, järgmine podcast tuleb ilma tuuleta. Vot. Ja ongi viimane laul ja tänaseks lõpetame. Ma võin teha laivi pärast edasi, aga mitte podcasti võtmes on. Mina loen südameid, see on nii äge. Loed südameid. Istu sisse endale mikere. Ei soovi. Kus on sihukese laulu said? YouTube'ist. Sa vaata siis. Lükkame. Päriselt viimane laul. Nii palju südameid. Plekid teele, rahvas. Sul telefon kätki läheb, sul nii palju südameid juba. No varsti läheb äkki, ma ei oska öelda. Sa pead äkki kuidagi välja raputama, jälle uued tulevad peale juba. Aga rahvas, tänane podcast hakkab läbi saama, podcast viimane laul ja tänane podcast saab läbi hetkel. Loodan, et teile meeldis tänane podcast teha. Aga põhiline on see, et me ei jäta teid. Ei jäta mitte kunagi. Teid ei jäta. Vaata, lööme käed. Mitte kunagi ei jäta teid. Me kaitseme teid. Mind ka kaitsete. Ikka kaitsen. Noh, tantsi, viimane laul. Igatsus kurvaks teeb. Kus on 100 eurot? No sina jälle raha, jutt kurravi noored ikka raha. Raha on hinges. Raha tuleb siis, kui on aeg. Ma ütlen teile võitad lotunumbrid 2, 28, 21, 43, 49, 5 käe, jah. No siis saate rikkaks. Vaata, kui lolliks läheb. Ma moodustasin öelda nii loterii, vaat seda ma ütlen. Seda teeme järgmine post. Kurb laul. Okei, tegelikult nüüd tuleb viimane. Kurat. See on ausalt viimane. Anaisa, pead maskiga hakkama saama. Sul on nii ilusad juuksed, ma tahaks neid katsuda. Ära löö Saad mind. vastu nina. Ära löö mind. No, meie siin päästame Eesti rahvast, sina tahad nina vastu saada. Nii, see on viimane laul, rahvas. Ja nautige. See on täpselt sinust. Kus on sinu vasak silm? Ma kohe võtan selle ära, kui sa veel lõiad.
ära võta . no siis ei ära laia . aga miks sa keerad Mereröövli laulu peale ? Näeme Eesti hästi, sina räägid, keerad Mereröövli laulu peale . see on viimane laul . selle TR-i laul oli päris ilus viimaseks . no miks sa pead ? näed , südamed lõppesid ka ära . ei sobi see laul siia . Davai , pange täppige . teeme tšau . kuule , sa läksid üle piiri minu juurde . see ei sobi siia . me ei räägi röövlitest . oi , südamed ikka tulid , kurat . noh , see on viimane ja see on ausalt viimane . ei no sina . ja see on viimane . vot , ei , joo , minu pealt ära , mina ei kirjuta alla sellele , davai , keera ära , vaata seal . viimane laul . see ei puutu üldse asjasse , see laul ei ole meie agenda . me ei ole mingi Tämmamuuri maja müüjad . nii , aga ühesõnaga ma hetkel panen kinni , ma hiljem teen laivi edasi üksinda teises kohas . jaa , hetkel olge tublid ja olge musid , olge tublid ja nii edasi . vot ja järgmine podcast on mikritega ja täpselt nii lihtne ongi , kui keegi tahab mulle saata natuke raha , et ma saaksin osta endale võlueliksiiri , siis kontonumber on kirjeldus . olge tublid .